Robin! Mida? Epu koolitusele! Ma olen kotti, ma tulen kohe. Näeb ja minek! No nii, tere sõbrad! Aaset ja Chill on nüüd arvuti tagant välja liikunud. Nagu te aru saite võib-olla, siis me oleme täna Epu koolitusele. Me oleme täna Harima Robin sai natuke podcasti siis ikkagist sellise algse praktika. Mina olen juba vana kogenud hing, aga ka vanadele kogenud hingedel on vaja natuke ennast täiendada nende koolitustega, nii et ma lähen ka siis ikkagist harin ennast täna. Ja mis seal ikka, aitäh kõikidele, kes podcasti vaatan, nii et vaatame, kus tänane päev läheb. Epu koolitusele. Teeb kärsin, mõlin! Ma lähen Epu koolitusele, et kõik mu naised saaksid rahuldatud. Seda küll kunagi ei juhtune. Sa saad aru ka või? Oi, me läheme hiljaks juba, Epp tapab ära meid. Lähen Epu juurde, ütlen, et aitäh, et ootasid ära. Robin, kardad ka või? Miks sa kardad? Ma ei oska. Miks sa ei oska? Sul on juba natuke praktiseeritud ju. Kus kohas? Ma ei tea, äkki päris elus natuke. Päris elus kindlalt ei ole. Ei ole või? Ma olen näinud. Aga sa said ju koolitusele või see Epp näitas sulle podcasti ajal? Seda ma ei ole veel praktiseerinud. Aga tead, sa ei ole sinna allapoole veel liikunud. Ei ole. Seda ei ole teinud. See osa annab soovida sulle. Täna teeme ära. Teeme. 200 kella, et tuleks sinu... Pane voljuum. Head sõbrad, Kuldri laulu sõnad on. Kets all põleb, sibulal seljas liibud. Raadin lennu väljale, teen uued värsked triibud. Mis kellal see kestab täna? 2 vist. Ei pea seda trennile? Jah. Sõbrad, me hakkame 4 tundi täna kolaaži mudima. Muidu Robin mudis siis palju me 20 minutit või? Nüüd on 4 tundi lihtsalt. Eks me näitamegi teile, kuidas selle Epu koolitusel asjad käivad ja kõik naised saatke oma mehed sinna. Juba eos ütlen ära. On reaalselt? Ikka, ei ole midagi teha. Nii ausana? Väga ausana. Vahet sa oled, sa võtsid kaasa või? Vaata, sussid on kaasa. Aitäh, et sa mulle võtsid. Vaata, seal on sussid. Ma võtsin neid tavaliselt järjest ka. No võt, me peame ikka sussides olema. Epp ütles spetsiifiliselt, võtke sussid kaasa. Ma võtsin sussid kaasa. Ma mõtlen lihtsalt, mis nagu teised mehed mõtlevad, et me tuleme sinna ja 2 mäkkerit ja siis meil on kaameramees ka kaasa. Siis mõtled, et saad rahulikult täna koolitust teha, vaata. Jaa. Kaamera on näha sulle, vaata. Hommikul mõtlesin ka korra selle peale, mis väärikud nagu, mida teised mõtlevad sellest. Sa oled mingi veits ikka nagu rahulikum enda. Jaa, social veits võib-olla siuke nagu itse esineda vaatana. Niigi see Epu koolitusel, see on juba päris suur samm sinu jaoks, vaata. Et tuled sinna üldse kohale. Siis mingi Sevakil lendab seal kämmiga laivi. Päris masendab hommik. Pigem on. Palju rahvast. Tere. Päev 16.03. Ametiriala. Töötu. Kui näed, Andrei oli koolis väga halb õpilane. Ta järgi või? Mina olen selle läbi teinud juba. Esimene küsimus, kuidas tunned ennast enne koolituse algust? Pinges. Need mäkkarid meie ees on see, et kell 10 on Epu koolitus ja kell 2 on ärimiiting. Ülikoolid seljas. Me tulime Epu koolitusele, Epu siin ei ole. Ei, aga ta on nagu see staar, vaata. Ta ei tule kohe kohale. Ta tuleb nagu suure entrance'iga. Tuleb taustab muiska. Miks tulid joonimašaasi koolitusele? Et olla parem mees oma naise. Ameteriale ettevõtja. Täna pane kirja, sa oled YouTuber. Tunnistada. Väga täpne. Tere hommikust, alustame koolitusega. Kas te kõik kõigepealt teate, kus koolitusel te täna olete? 5 minutit tagasi saime teada. Sellepärast on nii kokkud nõgudega aletigi. Ühesõnaga, minu nimi on Epp Käärisin, mina ei ole seksekspert, minule lihtsalt endale metsikult seks meeldib. Ja ma jagan teiega enda maailma. Tunglikumad ja erogeensemad, kui on naise tuharad. Ta teeb pikalt põhjalikult tuharate massaaži, hakkab mängima teil rõngaslihaste peal, tõmbab kannikad laiali. Esimene osa läbi.
tegelikult oli see, et siin Jepp ütles, et kas te meestena olete saanud sellist asja, et pestakse soojade rätikutega viles nii kere ja puhastatakse, masseeritakse ja siis ma mõtlesin, et ma ütlen, et jaa, et oli küll ükskord, et Türgis 140-kilone karvane mees mind masseeris ja mudis. See ei olnud just kõige parem. Pärast tema need rinnakarad olid mulle nagu ma aru sain, siis pärast meie podcast'i siis Epp praegu siin ütles, et oi, kus need kookoselid praegu lähevad. Et vaene Epu ema pidi niimoodi neid pakendama, et isegi ei jaksa tegeleda. aga siis paneme arve. Seda meil pole arvu tegemast. Kuidas see oli? Et tundus, et olid rahul, mis sa tea, et ütles, kuule davai, ma tahan tellin ära. Ahah, aga hea nii. Kõik hakkasid kirjutama, kuule, et sa vist otsid naist endale, et kuule, panen olema. Pakkumise tuleb, nüüd on nagu praktika ka tehtud, et ütledki nüüd sul nagu oled avatud. Kuule, nii tühine. Andrei, pole kedagi, kes siin lingamit oled tegema. Pole kedagi seal. Appind, et Imo saa sulle. Mul nagu täna hommikul siuke tunne nagu, et on nagu mingi väike tiit, nii naljakas, kõike seda nii naljakas. Juba nagu siia tulles nagu üldse nagu hommikul ärgates ja siuke nagu naljakas. Siis iga esimese praegu Andrei kõik nii naljakas. Me nagu väikest poisikas on. Sõbrad, me oleme tegelikult 25-24. Et meile pandi puid ka, et ma ei naareme vaata. Aga ma ei naara selle asjale, ma naara mingit. Lihtsalt vaata, kuidas, vaata, ma annan 5, kui Robin ei naera. Ma ei olegi veel proovinud tumedama nahavärvina. Neist. Erinevalt Andreist. Saad lahti? Kes see julgeb tulla? Robin, siia. Meeste algus, naiste algus täpselt ühesugune. Täna siis on niimoodi, et Robin on siiapoole natukene. Sina oled minu justkui naine, sest algus ja lõpp meestel naistel on täpselt ühesugune. Kodus oled öelnud oma partnerile, kallis, ma pesen sind seebivahuga puhtaks, siis ma teen keha koorimise, loputad, kuivatad ise kõik oma kaaslase ja nüüd on see koht, kui ta on magamistoas, kus on küünlad, soe hubane, naine on paljas kui porgand ja me paneme talle narmastega rätiku ümber. Ma panen ennast täiesti vabalt. Ja huuled võivad olla kergelt avatud ja tõesti meeldib pehmelt. Jaa, me neid eriti kuidagi lõpus neid kuulsid kuidagi jube hästi kuidagi. Et see nagu, kui sa tegid ühelt poolt, ma saan aru, et sa oled see kõrval lähemalene, aga kuidagi nagu eriti siuke nagu... Et sa tulid nagu tagasi rännakult. Võimalik natuke, jah. Naiste koolitus teen tasakaalu paid ja üks hästi äge vene naine siin ees. Silitan paitan teil lõpus need nipsud, ütlen, võite silmad lahti teha, silmi lahti tee, kõigub edasi. Panen uuesti käed peale, et võite silmad lahti teha, siis ütleb, mina pole lesbi, aga tahaks. Sest see puudutus on tõesti hästi õhkõrn. Võtke oma konspektid, mis ma teile ennem näitasin. Ja parem on, kui te kellad käe pealt ära võtate ja alustuseks siis see kilekantega konspekt on kõige tähtsam. Alustame praktilise osaga. Saad eksperti päeva. Ma ei pea oskama määrida, sest ma ju eelmine nädal õppisin. Jah. Sa teed Dominikaanis samamoodi ja kõik ja mul ei ole üldse kokku siin. Sa vist ei olegi ekspert. Ma olen nii, käed nii võivad, et alustuseks läks kõik kätesse. Robin, sul on see rinnamassaaž juba selge, on ju? Mul on tegelikult enam-vähem
jah, aga nüüd ma pean üle vaatama ja saad konspektid. Aga sa viimane kord tegid päris selgeks enam-vähem vist. aga miks see Herbert oli udutatud, minu käest küsiti? Igaks juhuks, et me panime ühte teise keskkonda, panime selle, et Herbert on täiesti ilusti nähtaval. Siis hakkad tegema parema käega kõhuringid. Oh yeah. Ja jõuad see nibuni kokku. Liigud alla, liigud ülesse. Ja palun tehke 7 päeva jooksul vähemalt praktika. Et kui keegi on vallaline, siis tehke postitus. Otsin praktikanti. Otsin praktikanti. Ja teise käe rindada. Siis jagad naudingut ja No ideaalne. Ma arvan, et nüüd on asi selge. Andrei, kus sul on? On asi selge? Asi. Ei, väga aus. Nüüd on veel targem selgene. Nüüd on naised pessu, Roi peale. sussid on rantsid. Sussid on rantsid, jah, ma olen juba ette valmistanud. Ei, tegelikult ma teist korda siis on nagu hea meelde tuletada ka, et on juba varemgi praktiseeritud ja tehtud ja siis nagu veits uuesti täiendada on ka päris äge. Aga ma arvan, selles mõttes kõige tähtsam on see, et tuleb naist väärtustada ja hoolt kanda ja siis lõpuks kõik see ju peegeldub magamistoas ka ja lihtne ongi, Õige, aitäh. Nii, kuidas? Ei, no ma olen Andrei öelduga selles mõttes nõus, aga mulle meeldib see kontseptsioon selle poole pealt ka, et siin tuleb 20 Eesti meest tuleb sisse ja räägitakse teemadel, millest väga tihti omavahel nagu justkui ei räägita, et seda tahab ainult see mees ja selle mehe naine nendest asjadest. Ja siis nüüd siin tullakse kokku ja tehakse selliseid asju, et see on nagu tegelikult on vinge. Ja nagu alguses on kõik istuvad vaikselt, lõpus on kõik omavahel lood läbi, panevad sind järjest niimoodi vaatavad ringi. et tegelikult on tore siuke kontseptsioon ja ma loodan, et mina sain kindlasti targemaks ja ma arvan, et kõik teised ka. Koolitus on läbi, aga kui sa mõtled, mis neist mulaažidest saab, kõik siin mudime, paneme igale poole, mis neist mulaažidest saab, tulge ma näitan teile. Mis saab, Andrei? Mis seal saab? Ei, ma lihtsalt näitan, mis konditsioonis nad on. Need pannakse siia, need on need, mis on mahtunud ära. Ülejäänud mulaažid lähevad siis siia, vannituppa, vanni. Päris hea vaatepilt võine. Selles mõttes on päris aus. Ja ongi läbi. Mul on juba teist korda, siis Robin sai esimest korda kogeda seda kaunist ja mõnusat koolitust. No Epp, mis sa meile siin lõpetuseks ütelda? Te olete üliandekad. Sellepärast on nagu 4 tunniga saanud kõik selgeks. Jaa, te saite kõik, jaa. Me oleme andekad ka selle poole ja tead, miks me oleme andekad? Me teenime talle raha ka veel. See on aus. See on väga aus. Epp ütles reaalselt, tal on need kookosõlisid õnneks me tellisime kohe ikka rohkem kui tonni vist. Ja seda läheb praegu nagu sooja leiba. Et mu ema muudku ainult muidu pakis videosid on ju nüüd. Raskesti. See on tõesti super toode, nii et aitäh. Ja tänu teile veel kord ütlen, et tõesti noored, kes muidu on mõelnud, et ei tea, kas see seksikoolitus on nende jaoks. Mis teie arvate? Mis vanuses võiks siia koolitusele tulla? No ma tean, Epp, et sul on 12. eluaastast, nii et tulge kõik, kes tahate alates 12. Reaalselt selle asjaga, mida varem, seda parem. Epp, absoluutselt. Me otsustasime ära ka, Andrei, et vaata, sa podcastis ütlesid, et nagu, pole nagu magan 10 aastat noorema mehega, et me oleme nõus. Aitäh, ma kaalun seda pakkumist. See on nagu siis nagu 3 või kõigepealt meie ja siis nagu Andrei. Robin ütles mulle, Andrei, mul on räme hea nali. Aga ei, me oleme nõus. Aga 50% naljadest vastab tegelikult. Pole midagi teha. Sõbrad, pole midagi teha. No olgu, sellise noodiga me lõpetame. Mine sa tea, mis see nüüd saama hakkab. Koolitatud noormehed. Nii et davai, tšau, paka, näeme siis juba järgmises videos. Tšau.